tere jälle vaatama ning mina jätkan siit garaažis siis Audi 8 HP swapiga. Võtame ette järgmised tööd ning aeg on kätte jõudnud siis võtta ette käigukast. Ja mis me selle käigukastiga teeme, on see, et meil on vaja sinna käigukasti paigaldada üks väikene lisaplaat. Ehk siis selline asi. Üritan nii hästi seletada, kui ma oskan, miks seda plaati saab paigaldada vaja on, et kui kast on originaalkonditsioonis, siis selle plaadi asemel seal kastis sees on tegelikult üks pisikene aju, mis siis juhib neid erinevaid solenoide ja lülitab käike ja teeb igasugust tegevust käigukasti sees. Meie plaan on aga see, et kuna otsustasin minna turbolaamiku teed, siis turbolaamiku aju on väline aju, nagu kõik need eraldiseisvad näiteks mootorajud edasi on, et põhimõtteliselt väline karp. Ja see väline karp hakkab siis otse juhtima neid solenoide ja sidureid ja erinevaid asju seal käigukasti sees. Plus tal on vaja muidugi andureid ja igasugust muud tarkust seal kasti sees saada. Siis see plaat on selle jaoks, et me lõikame selle olemasoleva aju välja ning paneme siia joodame sinna asemele sihukese plaadi, mis siis ühendab otse juhtmetega ära turbolaamiku külge kogu selle kasti sisemuses olev tarkuse. Ehk siis kiiruseandurid, solenoidid ja mis iganes muud värgid seal, asendiandurid seal kastis sees on. Aga et seda teha, on mul vaja kast natukene lahti lammutada. Ja keerasin ta juba see külili, et mul oleks mugavam toimetada, et mul kahjuks ühtegi mugavat lauda siin garaažis selle jaoks ei ole, et kuna see kast kaalub üle 100 kilo, siis ma sinna laua peale teda ei jõua üksi tõsta. Ja ma arvan, et see poleks kõige parem mõte, et tegelikult meil on vaja põhimõtteliselt ainult see mehhatroonika sealt alt kätte saada ning siis me saame juba laua peale hakata vaikselt toimetama. Ehk siis minu tegevusplaan täna oleks see, et kõigepealt võtan ära pistikusid küljest, siis keeran lahti kogu selle õlipanni ja siis peaks juba siit mehhatroonika hakkama vaikselt välja paistma. Võtsin kappi omale Audi originaalmanuali, et õnneks Audi R-Venist on siis täitsa VIN-koodi järgi, et kuna mul on olemas VIN-kood, mille pealt see kast tuli, ehk siis loodetavasti need manuaalid klapivad. Võtsin välja siis mehhatroonika paigaldamise ja äravõtmise manuali. Siin on siis manuaal Audi tehnikute jaoks, et kui nemad sihukest tööd peaks tegema mingil põhjusel. Katsun seda siis oma parimat teadmistega jälgida. Et mina seda tööd varem teinud ei ole, võtan teid kaasa siis väikse reisile ja oma õppeprojektile ja annan siis endast parima, et see projekt siis edukalt siin edasi läheks ja see käigukast modifitseeritud saaks. Aga esimene töö, panen siis kaamera mingi statiivi peale ja üritan selle panni sealt alt ära saada ning siis kui mehhatroonika juba paljustanud, siis panen uuesti kaamera käima. Välise pistiku üles ära. Nii, üks kruvi. Juba korralik ATF-i lõht tuli ülesse. Nii, selle pidi kuidagi välja keerama. Nii. Jep, korralik kasti oli lõhn juba väljas. Nüüd vist saan hakata vaikselt panni ära võtma. Tundub midagi väga keerulist tulevat. Ma läks katte alla, et tõenäoliselt siin midagi ikka välja tuleb, kuigi ma olen õli välja lasknud, aga ma arvan, et siin pannis või sees kuskil ikka midagi on, nii et hakkame siis järjest keerama. See ei ole hea. Kruvid väljas. Vaatame, mis meil siit tuleb siis. Õli kõigepealt. Mitte küll palju õnneks. Hea, et ma selle katte alla panin. Ja saime ta kätte täitsa siit. Küll koos tihendiga. Nii. Sees täitsa ilus kõik. Siin on mingid metalli kogumise väikesed jubinad, need pidi puhtaks tegema manuaali pealt. Tundub, et midagi väga katastroofilist ei paista siin olevat metalli osas. Pann on meil ka kergelt muuta saanud. Selle peaks ka sirgeks
tagume, et siit on näha, et ta natukene mulju saanud siin tõstmiste asjadega, et seda ma proovin ka siis natukene ära fikseerida, aga noh, siit läks muidugi üks polt katki, nii et ma ei tea, kui hästi ta meil hoidma hakkab, võib-olla see on vaja välja puurida. Selline ta siis välja näeb, siin all on mehhatroonika plokk, siin peaks olema solenoidid, kui ma ei eksi, ja meil on vaja siis kätte saada kogu see osa siit, ehk siis see peab tulema tervenisti välja, mis siin all on. Täpselt ei teagi, kuidas see ära käib. See on juba täitsa lahti siin, väga hea. Ja selle saame ära võtta. Jah, see oligi täitsa näpuga lahti, et tuli väikese tihendiga, oli seal ainult küljes, et tuli ilusti ära. Ja siin on juba nüüd paremini näha, mis siin sees toimub. Nagu näha, siis pistik on siin, juhtmed jooksevad, lähevad siit küljest, siin mingi nipukas ja jõuavad siia, et ma pakun, et tõenäoliselt kuskil siin see aju on. Siin on meil see shifteri mehhanism. Vaatame, kui me seda liigutame, siis see ju täitsa liigub siin sees. Jah, täitsa positsioonid olemas, aga ma ei mäleta, missugune oli see park ja missugune oli neutral siin, aga noh, las see olla praegu, see pole tähtis. Ja nüüd siis ma pean hakkama kõiki neid kruvesid vabastama, nagu näha. Siin terve hunnik neid erinevaid kruvisi ja mul on vaja kogu see asi siis suure puntrana nagu peaks tulema välja. Aga ma nüüd teen väikse pausi, lähen loen korra, mida siin jälgima peab, sest et siin on päris palju erinevaid polte ja ma ei ole kindel, kas ma pean kõiki lahti keerama või mitte. Et teen natukene lugemist ja siis vaatame edasi. Oleme nii kaugele jõudnud, et nüüd hakkame väikse mehhatroonikat eemaldama ning eemaldama peab siis kõik Torx 40 peaga poldid, mida siin on juhendi järgi 19 tükki, nii et anname ka poldi keerajale kuuma ja vaatame siis, kuidas see asi siin pooldub. Nii, käes. Selline ta siin on siis. See tundub tõesti siin kiirusandel olevat. Nii, ja kui ma ei eksi, siis meie plaat, mida me otsime, on kuskil siin all. Ehk siis sellega veel ei ole asi lõppenud. Kast seest iseenesest tundub väga puhas olevat, näeb väga korralik välja, midagi ei tundu siin kuskil viga olevat saanud, kõik hoovad, kõik asjad, täitsa korrektsed, jumala ilus puhas kast seest. Nii et siin pakin asja kokku ja viin laua peale ning jätkame tööd siis laua peal. Andsin vahepeal siin kruvikeeraja valu. Ja on meil siin see asi 3 jupiks pooldunud. Et kõigepealt on siis see solenoidi plokk ise. Siia enam mingit tarkust otseselt külge jäänud. Et kuna see aju oli siin parajalt peidus, siis pidin hunniku polte ja kruve siin lahti keerama. Et see karp on ka täis. Ja siin on siis need ülesanded, millega on vaja tegeleda. Et siin sees peaks olema nüüd, kui ma olen üsna 99% kindel, et siin sees on siis originaalkasti aju, et sellele metalltüki me peame siit pealt või kaane peame siis nagu konservi avaga põhimõtteliselt ära lõikama, et mul on võetud väikesed tremellikätted selle jaoks. Siis siit saame kätte originaalaju ning lisaks on meil ka veel lisamissioon, et meil on tegelikult, kui me vaatame, on siin siis neid juhtmeid puudu, ehk siis siit on meil 1, 2, 3, 4 ja 5 juhet on puudu. Ehk siis mul on vaja leida nüüd, missugused klemmid siia käivad. Siin tunduvad isegi klemmid olemas olevat, aga mul on vaja kuidagi kätte saada siit seest. See on veel omakord tore üritus. Ehk siis siit on vaja klemmi kätte saada. Siia on vaja klemme juurde, vedada juhtmed nüüd siit vahelt see pistikus tagasi ning panna see asi kõik uuesti kokku, kui oleme siit selle ajund välja saanud. Aga mina praegu seekord lõpetan, et mul on vaja nüüd hankida siis need klemmid ja juhtmed
ja natukene motivatsiooni, et kogu selle asjaga edasi tegeleda siin, sest et see on päris korralik ettevõtmine. Et tegelikult mul see plaat ja see on olemas, et ma arvan, et järgmine kord, kui ma nüüd tagasi olen, siis ma hakkangi seda lõikama sealt lahti ja saan need jootad ära teha ning siis saab edasi juhtmetega tegeleda. Nii, olen tagasi juhtmetsugu toimetamas. 3-4 päeva on mööda läinud viimane kord, kui filmisin ja asi on veidikene selgemaks saanud, mis siin teha tuleb. Et laua peale on alles jäänud siis ainult see juhtmestik osa ja lugu siis selline, et proovisin siin kõigest väest neid klemme kätte saada, et võtta siis referentsi, mis klemmiga tegu on, aga mitte kuidagi mul see õnnestunud, et kulutasin siin vähemalt mingi 2-3 tundi nende nagistamiste peale ja ühe klemmi vist ka natukene, et ühele klemmi tegin kergelt viga, aga mis tuli välja või selgus siis, et nende klemmide eemaldamiseks on spetsiaalne tööriist olemas, niisugune 2 haruga tööriist ja niisama survedest neid tegelikult kätte ei saagi siit seest, et see pole võimalik. Et viimase hädas tegin siis postituse erinevates Facebooki gruppides ja küsisin nõu, et mis klemmidega siin tegu on ja kus kohast neid saab ja lõpuks siis sain vastuse info, mis ma järgmist tegelema. Tegelikult klemmid on tellitud, ES Racingust sain juhtmed tellitud, et siia siis kindlasti ei tasu panna mingisuguseid suvalisi Hiina või Oomipua juhtmeid, et siia sisse kindlasti peab minema korralikud õlikindlad või ATF-i kindlad juhtmed, kuna kõik on tegelikult õli sees ja õiguhästi sees. Sain siis ES Racingust Spec 44 õige kaliibriga juhtmed, mis siia sisse lähevad ning õiged klemmid samuti tellitud, suuremad ja väiksemad, et siin on tegelikult 2 erinevat tüüpi. Ja siin on siis tegelikult siuke lugu, et sain ka infot, et need väikesed, et kui nüüd siitpoolt vaadata, siis on näha, et kõik augud on täidetud, aga kui siitpoolt vaadata, siis tegelikult kõikides aukus juhtmed ei lähe, aga täide on olemas. Ja info kohaselt siis saab need klemmid tegelikult välja pressida siit seest, et nad peaks tulema, et kui siia natukene survet avaldada, siis nad peaksid siit väljapoole täitsa ilusti välja hüppama. Ehk siis see lahendab ka selle probleemi ära. Et nüüd on ainuke siuke lugu, et mul nende terminalide jaoks neid krimpereid ei ole, millega siis see juhe siia külge saada. Aga ma arvan, et selle 2-5 juhtmega ma neid ostma ka ei hakka ja lähevad siis vanad head kullinokad käiku, et pole midagi teha ja katsume need siis ilusti need juhtmed sinna vahe ära pressida. Vot, et siuke lugu juhtmetega, et praegu siis olen natukene ära ootaval, ma loodan, et selle video lõpuks ikkagi saame need juhtmed siia ära panna ja selle käigukasti uuesti kokku lapata, aga vaatame. Siis teisest uudistest on nii palju ka, et mul on vahepeal jõudnud kõik asjad pulbervärist tagasi ja panin nad siia taha omal juba auto taha ära, aga need näevad päris kenad välja. Et sillad tegin siis mustaks, et oleks natukene siukene tagasihoidlikum look ja kõik muud detailid läksid siukeseks natuke tumehalliks. Mul on siin kohe kuskil peaks olema kast ka kõikide juppidega. Jah, kast kõikide juppidega on siin, et need läksid siis siukeseks tumehalliks ja tegelikult said päris ilusad välja. Et mul on siin kastitäis juppe, sillad ja saab hakata seda autot nüüd lõplikult kokku panema. Samuti käisin vahel Baltic Boltis ja hankisin siis mõõtude järgi terve hunniku uusi polte. Et siin peaks olema nüüd riistvara, et kogu see põhjaalune uue riistvara kokku panna. Ja ma arvan, et saab päris hea. Vot nii. Aga ma arvan, et ma hakkan praegu vaikselt sildasid kokku panema. Seda osadelt juba näinud päris palju. Ja ma arvan, et panen uuesti kaamera käima siis, kui mul on juhtmed olemas. Ja me saame selle käigukasti asjaga siin vaikselt jätkata. Et sildasid, kes ei ole veel näinud, siis minge vaadake Harri videotest. Neid me oleme sul lapanud eest taha, nii et vähe pole. No nii, jätkame selle megatrooniku modifitseerimisega. Jälle mingi 3-4 päeva mööda läinud ning leidsin siis õiged klemmid ülesse, mis siia sisse lähevad. Et lõpptulemus oli see, et ma tahtsin siis välja võtta siit suurest pistikust neid klemme, aga selle jaoks on vaja siis täitsa special tööriista, et ühegi siukese Hiina jurakaga, mis mul siin olemas on, seda teha ei saa, sellepärast et siin tegelikult on topeltlukk ja tee, mis sa tahad, ilma õige tööriistata neid välja ei saa. Saab küll, kui sa tahad pistiku katki teha, siis saab väga lihtsalt. Aga seda ma teha ei tahtnud. Siis väikese Facebooki abiga leidsin üles, missuguse klemme siin kasutatakse. Tegelikult on 2 erinevat klemmi. Need suuremad on siis siuksed asjad nagu SLK 2,8 Kostari toodang ja väiksemad on MLK 1,2 ehk siis need, mis siia äärdesse lähevad. Ja praegune töökäsil ongi siis see, et meil on vaja põhimõtteliselt
tühjad augud ära täita, nii nagu ma eelmine kord ütlesin. Ja lisaks veel infona, et need klemmid, mis siin siis sees on lihtsalt välja persitavad. Et siin nagu näha, kõik augud on ära tehtud tegelikult ja kui hakata siis seespoolt neid välja suruma, siis tulevad välja sihukesed klemmid, nagu mis meil siin laua peal on. Just täpselt. Ja jällegi peame siis väikese workaround'i tegema kodust tööriistadega, et meil õigeid siis nagu neid tööriistasid, millega neid kokku pressida ei ole. Aga meil on olemas siuksed väga head universaalsed asjad, mis tuleb välja, et on täiesti kastutavad ja juhe jääb ilusti kinni, nagu Harri õpetas. Pead testima. Ja üks on meil siin just, ühesõnaga, kuna ta läheb väljaspoolt sisse, siis me peame niimoodi, et me ajasime selle juhtme siit läbi. Ja nüüd, kui ta mul tagasi tuleb, ajasime juhtme läbi, pressisime selle klemmi otsa siia, et ta jäi väga korralikult tegelikult siia otsa küll kinni. Kui tõmbame, kuhugi ära ei tule, täitsa suure jõuga võib tõmmata, kontakt on olemas ja siin, ma ei tea, kas kaamera zoomib, aga siin on hästi pisikene vaatlusava ka, kus on näha, et tegelikult meil need nii-öelda juhtme otsad või siis traat on reaalselt siia lõpuni jõudnud. Ja lükkame tagasi sisse, mõõdame õige pikkuse, pressime siia otsa samuti klemmi, läheb pistikusse ja niimoodi kordame 5 korda ja on meil juhtmestik ära tunnitud. Nii lihtne ongi, nii lihtne või raske, aga ütleme nii, et kõige raskem osa selle asja juures oli välja mõelda, missugused klemmid siia lähevad üldse, sest seda mitte kuskil mujal kirjas ei ole, et aitäh Facebooki abile. Nüüd tead teie ka, kui keegi tahab teha seda. Tegelikult, Eestis ES Racingust. Kui keegi tahab osta, siis ES Racing võttis nüüd omale sisse letikaup. Minge kohale, helistage, kirjutage meil ja saate need samad klemmid kätte ja saate koha pealt kohe ka õiget juhet. Aga ma arvan, et me jätkame siis juhmed tegemist ja paneme kaamera uuesti käima, kui oleme nii kaugel, et jõuame mehhatroonika juurde ja siis hakkame sealt nagu konservi karpi lahti lõikama. No, siin kena 3-4 tundi möödas ja töö, mida siis mina pidin tegema, tegi hoopis mul garaažisõber Sander ära. Aga sellegi poolest asi on tehtud ja oleme jõudnud nii kaugele, et on aeg kogu see asi siis EPO sisse mässida. Et seda vahepealst osa me siin ei filminud, aga ma lingin siia video alla siis juhendi või selle video, kus me inspiratsioone saime, kus kogu seda asja täpsemalt näitab. Aga ühesõnaga siis nagu konservikarbi lõikas Sander selle plaadi siit pealt ära. Siis siin sees oli hulganisti iga selle nagu nii-öelda jala peal olid erinevad klemmid, lõikasime need ka samamoodi maha ja panime siis siia nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu plankplaadi, mis siis põhimõtteliselt sildab põlema poole klemmid omavahel ära. Et ühesõnaga kõik asjad, mis siin selle mehhatroonika küljes on, et mingid kiiruseandurid, solenoidid, mis iganes muud sensorid, on siis nüüd ühendatud otse siis selle juhtmestikuga, mis ma siit kohe ära viisin. See juhtmestik põhimõtteliselt läheb siia külge, pistikusse nagu naksti. Siin me täitsime kõik klemmid ära ja siis iga klemm on siit siis mingisuguse nii-öelda selle pistiku klemmiga ühenduses. Ja see siis võimaldabki meil panna välise TCU ehk siis käigukasti kontrollmooduli ja saab hakata kogu seda asja siin sees siis nii-öelda kasti väliselt juhtima põhimõtteliselt. Et see kogu selle asja mõttes ongi see töö, mida me tegime. Aga noh, ütleme nii, et kui teist korda teha seda tööd, siis oleme juba päris palju targemad. Kindlasti läheb töö kiiremini, et siin oli päris palju, ma arvan, Sandril leiutamist, aga see video vist oli päris hea infoallikas, et kuidas teha ja mida siin üldse ootama peab ja mida vaatama peab. Ja nüüd viimane samm, see video lõpuks, ma arvan, see video on päris pikaks läinud juba see, mida ma siin teinud olen, aga video lõpuks tellisin siis selle nii-öelda spetsiaalse, ma ei tea, ingliskeelse potting material, tegelikult vist on mingi EPO liiniga tegu ja see on siis 2-komponentne. Siin torus seguneb see ära ja laseme siia siis korraliku tummise kihi peale niimoodi, et ta siis jääb üheks monoliidiks pärast, kui ta ära kuivab. Ja siis kõik asjad tagurpidi kokku, paneme uuesti mehhatroonika alla ja vaatame, mis saab. Ega me muud ei teagi. Kuule, aga okei, ma arvan, et siin on piisav selleks videoks ja järgmises videos, ma arvan, kui me Audiga tegeleme, siis juba keerame käigukasti alla, sildasid alla ja äkki saame selle asja veerevaks. Tänan vaatamast, näeme järgmine kord.